Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikud, head kuulajad, alustab tehnoloogia uudistega digitunni saade. Käes on 18. november, kell natukene 11 läbi ja stuudios on Hans Lõugas, Henrik Roonemaa. Tänases menüüs on meil pakkuda Eestisse jõudnud värske Pixel 4 telefon. Ja Eestis, ma ei tea, kas on jõudnud või mitte, aga meie käes igatahes ei ole, küll aga räägime uuest MacBook Prost, mis on juba mõne päeva jooksul palju laineid löönud. Kellel on koolis siis paremad tulemused, kas sellel, kes kasutab odavat sülearvutit või odavat tahvelarvutit, ühel mehel on arvamus, räägime sellest. Lõpuks samuti jõudis kohale midagi, mida me oleme tükk aega oodanud, nimelt Tallinna ühistranspordis saab nüüd oma sõitu valideerida ka telefoniga viibates, ei ole vaja seda rohelist kaarti enam sinna panna, aga räägime sellest lähemalt, seal on palju agasid. Ja vaatame teisi uudiseid ka, nagu näiteks sel nädalal startib Google'i uus mängumaailm Stadia. Digitund. No nii, hakkame siis saatega pihta ja Google'i telefon Pixel 4 on ilmunud ja meie saates jutuks olnud juba paar korda, aga nüüd on telefon päriselt siin Eestis olemas. Teie seda ei näe, kahjuks raadio pilti ei näita, aga uskuge meid, telefon on siin stuudios olemas ja see näeb välja nagu Pixel telefon. Margused nurgad. See näeb välja nagu telefon üldse, punkt. No taga on päris palju kaameraid jälle seal või mingid asju. Kaks ja mingisugused sensorid ja igasugused asjad. Ja. Ma olen mõne päeva seda kasutanud ja siis ma võin nüüd oma muljeid sellest jagada. Ja Hans, kuidas vaatasid talle peale, kas juba näpud sügelevad, et läheks ostma? Kas ma olen sind veennud seda telefoni sulle lihtsalt korraks kätte andes? Ei sügele, ütleme niimoodi. Tõesti, ta näeb küll äge välja ja Pixelid mulle üldiselt väga meeldivad, aga mis temas on seda, mis varasemas mudelis ei olnud? Vaat nende varasemate mudelitega on üldse selline lugu, et kas tasub võrrelda sellega, mis oli paar aastat tagasi. Et ma ise olen Pixel 2 kasutaja, ma arvan, iga saatekuulaja juba teab, ma olen sellest nõrkemiseni rääkinud ja eks ma ta võtsin proovida just osaliselt ka selle mõttega, et kas mul on siis nüüd aeg oma, ma ei teagi, paari aasta vanusest telefonist loobuda ja kohe ära öelda, siis esialgu ei tundu praegu, et ma peaksin välja käima selle raha. Aga võib-olla siin on paar numbrit ongi, millest võiks nagu alustada, et üks on raha kahtlemata. Euroopas on siis selle ametlik hind 749, aga Eestis seda ju ametlikult ei ole, mis tähendab, et neid saab küll kännuka poest ja igati ametlikult tegemist ei ole mingi kuskilt hõlma alt ostetud asjaga, aga hind ei ole see Euroopa ametlik Google'i hind, vaid hind on 100 eurot kallim, ehk siis 849. Me räägime praegu sellest tavalisest Pixel 4-st, eks ole, mitte XL-ist. XL-i puhul on ka hinnavahe samalaadne. Aga kui see juhtud Ameerikas elama olema, siis on see hind dollarites või teine või? Ma isegi Ameerika hinda ei tea, aga sealt need on natukene segane lugu minu jaoks, et kuidas Ameerikast ostetud telefonidega need võrgusagedused on, et ma pole viitsinud üksi pulgi võrrelda, aga ma tean, et mudelid on erinevad Euroopa ja Ameerika omad, nii et ühesõnaga see selleks. Euroopas 749, meil 849. Teine number, millest selle Pixeli puhul on palju räägitud, on aku, nimelt tal on 2800 mAh, mis võib-olla ei ütle kellelegi midagi, aga see on suhteliselt vähe. Et kui ma toon võrdluseks telefoni, näiteks Samsungi S10, mis on igas mõttes väga sarnane telefon, suuruselt, kaalult, siis selle aku on tunduvalt suurem, kõvasti üle 3000 mAh. Ja Samsungil on olemas ka S10e, mis on väiksem ja kergem versioon tavalisest S10-st, muidu üsna sarnane. Ja ka sellel on 3100 mAh, nüüd ka suurem kui selle Google'il ja just see aku väiksus on üks asju, mida testijad on ette heitnud, et Pixel 4 saab väga kiiresti tühjaks. Nüüd minu kogemus seda küll mitte kuidagi ei kinnita. Ma arvan, et minu selline telefoni kasutamine tõenäoliselt on väiksem kui inimesel, kes, ma just käisin New Yorgis, ma tean, et isegi kui sa elad suhteliselt kesklinna ligidal, siis see võib sulle ikkagi tähendada hommikul sellist 3-40 minutilist metroosõitu kontorisse ja pärast jälle tagasi ja selle ajal ja ma nägin, mis inimesed teevad just, et ilmselt teatud oludes telefoni aku
teatud riikides võib-olla isegi on olulisem kui meil siin. Mina lõpetasin nädalavahetusel kõik päevad ikkagi reipalt üle 50% oli õhtul veel järel, isegi selle väikse ja tegin oma arust kõik asjad ära, mis oli vaja teha, et ei istunud maniakaalselt seal küll tundide kaupa ja ei mänginud. Täna nüüd ma olen ütleme kuskil 3-4 tundi seda kasutanud, 86% on alles ja ma olen tõesti päris palju kasutanud seda. No ei tundu üsnagi midagi väga hullu automaatilist. Jah, et minu jaoks ütleme enne testima hakkamist see aku küsimus oli võib-olla kõige põletavam, aga see ei ole ikkagi nagu teema. Ta ei ole kokkuvõttes sugugi nagu halb telefon, kui sa üksikuna teda võtad. Kaamera on väga hea, et võrreldakse nüüd ikkagi uut iPhone'i kaamerat ja selle uue Pixeli kaamerat. Nad on täpselt nii, et Westmani piibelehe teema seal, et mõnikord on üks natuke parem, mõnikord on teine natuke parem, aga ükskõik kui ma sa võtad, selge on see, et täna 2 maailma tippkaamerat on, üks on selles Pixel 4 ja teine on uues iPhone'is. Küll on tema video tegemise võimekus kõvasti nõrgem kui iPhone'il, see on Google'il läbi aastate olnud niimoodi, et kes palju videot teeb, siis on probleeme. Aga muidu on ta ongi täpselt see, nagu ta välja näeb. Must ristkülik, kus jookseb sees Android, iga kuu 5. kuupäeval saad sa Google'i käest uusimad turvauuendused ja minu jaoks see Pixeli omamine on olnud selles mõttes nagu väga hea kogemus või üks suuri põhjuseid, miks ma olen kogu aeg Pixeliga rääkinud, on just see, et ma tean, et kui Google midagi välja laseb, siis see jõuab siia esimesena. Või alati turvauuendused ja tarkvarauuendused ja kõik asjad. Ja lisaks sellele on ta lihtsalt tegelikult väga hea telefon, ta on kiire, meil ei ole midagi ette heita, aga ma arvan, et need etteheite kohad tulevad nagu sellest, kui sa võrdled teda nüüd konkurentsiga. Ta on samas hinnas või natukene kallim kui kõige odavam iPhone ja kui me küsime, et kas ta on sama hea terviklik telefon kui iPhone, ma arvan, Androidi maailmas on. Aga iPhone kindlasti mitmes mõttes on parem telefon ja mis mulle ei meeldi tema puhul on muidugi sama asi, mis mulle ei meeldi üldse uute telefonide puhul, et minu arust on liiga raske. Küll 162 grammi, mis on tunduvalt kergem kui iPhone. Absoluutselt, jah. Aga samas 20 grammi raskem kui minu Pixel 2 ja see on käes tunda. Nüüd Samsungi see S10 on umbes sama raske. Ja ma arvan, et selle saab odavamalt kätte Eestis praegu. Ja Samsung S10e on kõvasti kergem, kuskil 150 grammi ja selle saab peaaegu 300 eurot odavamalt Eestis 10 grammi 300 eurot, see on juba hea sind sama grammi hinna välja. Aga ja tegelikult ma ei saa üldse täpselt aru, et kui mul on tal siin kummist kaitsekest siin ümber, mis teeb ta veel selliseks suuremaks ja natukene raskemaks, aga ma ei saa aru nendest tänapäeva telefonitootjate hirmsast soovist teha tagapaneele ka klaasist, sest see on raske, see on õrn, see kriipub ja see on ilus küll vaadata see kogu see läikiv asjandus on ju. Aga see põhimõtteliselt tähendab, et sa võtad oma uue telefoni ja teed selle koledamaks ja raskemaks. Lihtsalt sa paned talle nii või teisiti, sa paned talle selle korpuse ümber. Ja mina pange siis kohe sinna mingisugune ilusast plastikust, kes osatakse teha neid ju küll. Aga enam see ei müü. Müüb see, kui midagi helgib, midagi klaasi. Ja see käib mulle närvida. Mulle ka tundub üldiselt selle Pixel 4 on selline Google'i, kuidas öelda, et see samm-sammuline uuendus, et mõned aastad tegi Pixel oma kaameraga ikka sellise edusammu teiste ees, et see oli väga märgatav, aga nüüd on see joone peal üsnagi võrdne seis ikkagi jälle, et mõtleme ka biomeetria lahenduselt, tegelikult ju sõrmelugeja kadus ära, nüüd on siis näotuvastus Pixelis, mis on mujal iPhone'is ka standard, Samsung veel pakub sõrmele lugemist, et ütleme, väga ühtlane tase on. Et ei ole sellega küll kuskil eest ära minna. Jaa, mis muidugi töötab super hästi on see näotuvastus. Et minu jaoks on see esimene telefon, mida ma olen pikemalt kasutanud, kus telefon avaneb näotuvastusega, sõrmele lugejat üldse ei ole, aga see näotuvastus on nii kiire ja töötab nii hästi, et kui ma võtan telefoni kätte, siis ta on juba lahti. Ja praktiliselt eksimatult, et mul ei ole ühtegi probleemi tulnud, kaasa arvatud, et kõik need igasugused äpid, mis nõuavad biomeetrilist tuvastust, ükskõik kas see on näiteks mingi makseäpp või mis iganes, mis varem nõudsid sõrmejälge, need kõik väga ilusti töötavad. Ma vaatan telefonile otsa, ta ütleb, et sa oled tuvastatud, et seal nagu mingit probleeme ei olnud. Nii et kui sa oled inimene, kes otsib suuremat ja raskemat telefoni, siis sul on valik hästi suur. Siis me räägime juba OnePlusidest ja iPhone'idest ja ei tea millest veel. Et selles kuskil 140, 150, 160 grammi vahemikus. Seal on täiesti uue kategooria telefonide taksonoomia, grammid.
ma ütlen, et keegi ei mõtle sellele nii. Ja ma ütlen, et see vale mõte on, aga see on täitsa uus lähenemine. Grammidest nagu. No. Kui sa lähed esimesse Eesti telefonipoodi ja küsid, et no mis teil on 140-150 grammi vahe? Aga minu meelest see on tõesti ogar, et inimesed ei mõtle sellele. Sellepärast, et ma kogu aeg iga kord seda telefoni kätte võttes ja taskusse pannes tunnen, kui suur on see 20-grammine vahe. Aga ühesõnaga, see on hea telefon, see töötab, kõik, mis siin küljes on väga hea, aga ma arvan, et konkurendid on täna mitmes mõttes paremad. iPhone on mitmes mõttes parem, need samad Samsungid on mitmes mõttes paremad, Pixelil on 64 gigabaiti ruumi, Samsung hakkab 128 näiteks. Ja ma saan aru ka, et Pixel 2 ei ole nii palju kehvem. Et näiteks sundida ühte kasutajat üle minema. Ja tegelikult on Google'il olemas ka Pixel 3a, mis selliseks igapäeva kasutuseks on ju väga hea, samuti mitusada eurot odavam, 20 grammi vaata, et kergem, mis on 150 grammi peal. Ja mulle tundub see mõistlikum ost. Nii et ma tegelikult ei tea täpselt, kellele see telefon on. Et kellele ma ütleks, et sa pead kohe minema poodi ja selle ostma. Ma arvan, et see inimene võiks olla mina, aga mul on endale seda raske öelda, kui ta hind tuleks nüüd paarisaja võrra näiteks alla. See oleks täitsa teine jutt. Aga seda me jääme ootama, et lihtsalt selles hinnaklassis on konkurents ikkagi väga suur ja valikut on. Aga keda, kuidas ma ütlen, keda huvitab, siis ma ei tea ka ühtegi põhjust, miks seda mitte osta. Ega paljud inimestele ka Samsung ühel teisel kolmandal põhjusel ei meeldi ja see tarkvara kogemus siin sees on ju väga hea, et kõik on Google'i enda asjad ja töötavad nii nagu peab. Selle soovituse pealt lähme väiksel pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja lähme digitunniga edasi ja nüüd pöörame pilgud natuke suuremate töövahendite poole ja räägime sellest, et Apple tõi välja nüüd eelmisel nädalal uue sülearvuti MacBook Pro, mis on 16-tolline. Ja mõnes mõttes ju... Ka täitsa uus kategooria. Ja täitsa uus kategooria, jah. Mõnes mõttes ei ole ju oluline, et mingisugune 1 tolli võrra suurema ekraaniga sülearvuti, aga see on oluline uudis, kuna nüüd ikkagi sülearvutite disainis firma, kes üritab juhtkohta hoida ja näidata, on pööranud tagasi ennast sellise lätete poole, mida oodatud 4 aastat. Millest siis jutt on? MacBook Pro kõige nõudlikumale kasutajale sülearvuti on põhimõtteliselt nüüd samas kestas kui vana 15-tolline, aga lihtsalt on sinna mahutatud 1 tolli võrra suurema diagonaaliga ekraan. Väga hea. Suurem ekraan, näeb rohkem asju. Aga mis on nüüd tegelikult hoopis kõigi pilgud lähevad ekraanist ära allapoole. Mis on toimunud, on väga tõsiselt ümber mõeldud oma viimase 4 aasta töö Apple'is ja pannud sinna arvutisse uus klaviatuur, mis on tegelikult vana hea klaviatuur. Et vast olete ka meie saates kuulnud palju seda muret, hädaldamist, kurtmist, et 2015 tõi siis Apple oma sülearvutitesse sellise uue klaviatuuri tehnoloogia, mis oli väga madala käiguga klahvid ja need klahvid, neid ka väga laialdaselt peetakse ebatöökindlateks, ebastabiilseteks. Meil on ka üks juures olev eksemplar, mis seda igati tõestab. Üks on ka siin juures, kus klahv mulle enam ei käi eriti üles-alla üldse. Ehk siis väga madala käiguga peaks olema nagu mõte oli luua väga ergonoomiline ja väga vähe ruumi võtta klaviatuur osutus väga ebatöökindlaks. Ja nüüd uus MacBook Pro 16 tolli, seal on vana, hea, suur klaviatuur. Muidugi mitte see, mis neil vanasti oli. Mitte päris see. Kahe vahe peal, eks ole. Päris ei ole, jah. Aga natukene kõrgem käik ikkagi ja peaks olema palju tugevamad klahvid, et lausa siin iFixit, kuulus sait, mis kõik asjad lahti kohe murrab, mis välja tuleb, võttis klaviatuuri lahti ja vaatas, et klahvid on tugevamad, on töökindlamad. Ja peaks olema nüüd naasemine sinna, kuhu siis on. Tegelikult on olemas klaviatuur, väline Magic Keyboard on juhtmeta väline klaviatuur lauaarvutitele, et see on üks ühele üle tõstetud. Ja mis on seal? Kuula, S-knupp. Vana hea escape on tagasi. Ja me oleme 30, 40, 50 aastat kasutanud, see võeti ära, inimesed olid vihased ja nüüd pandi tagasi. Ja veel on nooleklahvid. Ja nooleklahvid, täiesti uskumatu. Uskumatu, millest me räägime siin praegu, aga me räägime Apple'i uuest klaviatuurist, mida kõik on oodanud mingi 4 aastat. Ehk siis nooleklahvid on nüüd uuesti tagurpidi kus sul on ilma klaviatuurile vaatamata on väga mugav neid parema käe sõrmedega siis leida.
mis väga paljudel inimestel on väga oluline, et eelmisel oli selline ristkülikukujuline. Absoluut, ma isegi ei tea mitte kedagi, kellel oleks ergonoomiline kasutada selle valikut, kus siis on 2 klahvi, üles-alla nooled on tehtud pisikesteks ribadeks, mis on sama kõrged kui vasakule-paremale nooled, no ühesõnaga. Aga võtame kokku nii. Apple tõi nüüd siis uue 15-tollise sülearvuti, mis on 16-tolline, ehk siis vana hea 15-tolline MacBook Pro, selline disainerite, ma ei tea, professionaalsete arendajate, kunstnike, kelle iganes, tööloom, põhiline selline sülearvuti tööloom, on saanud endale klaviatuuri, mida kõik ootasid 4 aastat, mis on tunnistatud üksmeelselt väga heaks, on saanud endale need tõhnooleklahvid. Täpselt, olemas. Touchbar jäi. Touchbar jäi ja sõrmejälje lugeja ikka ka, et saad ka sealt sisse logida sõrmejäljega ja muid asju teha. Jah, aga ilma touchbarita ei saa, pordid on jäänud samaks, ehk 4 USB-C porti. Ma nüüd tahaks parandasin, et vist on 3 siiski ikkagi. No sa võid nii kaua parandada. 4, Thunderbolt 3, jah. Ja siis laadimine käib USB-C-st, eks ole, mälukaardilugejat ei ole, tavalist USB-porti ei ole, donglitest ei pääse. Õnneks kõrvaklappipesa on. Kõrvaklapipesa on ja mida on öeldud esimesed, kes on saanud testida, et sisseehitatud mikrofonid on väga head. Pidi olema 3 mikrofoni. Jah, et kellele see on oluline. Aga põhimõtteliselt, ma siin ikkagi peaks jällegi tunnustavalt vaatama Apple'i poole, et jätkub selline tekitame ise probleemi ja siis suure kära ja fanfaaride saatel päästame maailma sellest probleemist. See on poliitikute üks selliseid meelisvõtteid. Tekita probleem ja siis mine kangelaslikult seda lahendama. Ja päästi Oreoli. Lõpuks ometi. Apple tõi päästis maailma jubeda klaviatuuri käest. No ühesõnaga, tegu on nüüd, võttis aastaid aega, aga võiks olla järg sellele legendaarsele kullavaramusse kuuluvasse sellele arvutile, mille nimi on 2015 aasta MacBook Pro, mida peeti ikkagi, ütleme, tippude tipuks omal ajal, sul on kõik pordid, mis vaja, sul on superklavatuur, ta on töökindel, ta on tõeline tööobune ja kui see oma eluaja lõpetas see disain, siis oodati palju, 4 aastat kannatusi, vaeva, hädaldamist ja nüüd võiks olla see läbi. Hind alates siis 2800 eurost, ma saan aru või? Eestis müügil 2800 alates ja miinimumina sees 16 GB RAM juba ja 0,5 terabaiti siis ruumi andmetele, aga mis sinna nüüd uuenduse järel mahub sisse, see on ka röögatu, sinna mahub 64 GB RAM sülearvutisse ja 8 terabaiti. SSD-d. Okay. Muidugi siis, saame jälle hinda ärme küsi, jah. Aga mis on, ma arvan, oluline siin on see, et me võime teha sellised väikseid kihlvedusid või ennustusi, et kui kiiresti kogu see nii-öelda halva klaviatuuri valik Apple'i mudelitest kaob. Et nüüd me ootame 13-tollist uut Prod, eks ole, või siis, ma ei tea, 14-tollist näiteks. Ja omaette küsimus, kas sellele uuele Airile, mis on ka selle nii-öelda halva klaviatuuriga, kas see vahetatakse ka välja? Ma olen suhteliselt kindel, et see 13-tolline Pro saab millalgi uuendused, ta peab saama. Ma ei usu, et nad jätkavad seda. Ja ma arvan, et nad selle halva klaviatuuri tegelikult võtavad ka Airi pealt ära. Eks tõsi on, et see uus see hea klaviatuur nüüd on suurem. Olgu see kas või 0,5 millimeetrit, see käik pikem, aga ta on suurem, võtab rohkem ruumi ja meile võib öelda, et lihtne, et tehke see suuremaks, aga see on kindlasti paras töö. Ja praegu ütlesid siis Apple juhid, et me läheme edasi 2 klaviatuuriga, aga ei usu, et miks neil oleks põhjus seda hoida veel kaua. Ja ma arvan, et nad ei taha ka tekitada seda burning platformi endale, et kui nad ütlevad praegu, et 6 kuu pärast tulevad, et siis nende müük kukub. Ja omaette huvitav küsimus on, mis saab nendest praegustest näiteks 15-tollistest järelturul. Ehk ma arvan, olemas väga palju inimesi, kes praegu sööstavad vahetama. Nii et tasub seal silma peal hoida, et võib-olla sinu 15-tolline MacBook Pro on väärt tunduvalt vähem kasutatu, nagu sa ise arvasid. Aga ühesõnaga jääme ootama. Vähemasti on tõesti positiivne, et Apple tundub, et pööranud tagasi sinna, kuhu taheti, et nad pööravad, hind on väga kõrge, aga samas see on täpselt selline toode, et kellel on vaja, sellel on vaja. Ja see läheb ja maksab selle raha ja rohkemgi veel. Aga meie läheme siit pausile ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ühe asja uue lõigu alguseks veel võiks Apple'ist välja tuua, nimelt Apple'i turundusjuht Phil Schiller, legendaarne Apple'i turundusjuht on andnud legendaarse Apple'i legendaarne turundusjuht. Jah, aga ta on ikkagi üks saurusi seal täitsa. On andnud siis intervjuu tehnoloogia väljaandele siin, et kus ta ütles nagu midagi kummalist. Ma isegi täpselt ei saanud kuidagi aru, mida ta mõtles sellega ja see sõnastus oli ka kohmakas, aga põhimõtteliselt tuli see lause välja umbes nagu sellisena,
Apple'il on mõnes mõttes nagu probleem haridussektoris, eriti USA-s. Ja see probleem on see, et Google'i odavad lihtsad Chromebookid on haridusturu väga kõvasti enda kätte võtnud ja üha kiirenevas tempos teevad seda. Kõik koolid on neid täis. Ja Apple tahab kindlasti, et nende enda tooted oleks seal. Aga Phil Schiller siis seal intervjuus kuidagi väljendas ennast nagu niimoodi, et need koolid ja need õpilased, kes neid Chromebooke kasutavad, et need nagu ei jõua elus kaugele. See on väga hästi üldistatud, aga see on väga hea teema tegelikult ja ta andis siis mõista, et kui sa kasutad nagu normaalseid asju, Apple'i seadmeid, siis sul läheb paremini elus, mis kõlab ikka väga üleolevalt. Mida ta ütles? Ma korra tsiteerin ja siis arutame, see on tegelikult põnev teema, et mis siis nagu lastele on see, mis on hea või siis haarav. Tema ütles seda, et lastel, kes on õppimisega väga haaratud ja tahavad õppida, nad on selles edukamad ja on väga selge aru saada, et kui lastel ei ole klassis huvitav, siis selle tõttu, et tehnoloogia ei pane neid, ei inspireeri, ta ütles. Ja sul peaks olema siis viimase sõna mingid tööriistad, et lastel oleks huvitav ja Chromebookid ei ole need. iPadid oleks. See on nagu tegelikult see teema selline ninakus kõrvale jättes, siis tegelikult see on ju väga selge vaade, kes igaüks on need lasti iPad ja saab aru, et iPadil on mingi selline tõmme, intuitiivselt kasutatav. Küsimus, kas see on nüüd asi, mis klassiruumis tõlgendub selleks, et edukus õppimises, et sul on väga mugav näpuga puudutada ekraani, panna mängima video ja midagi teha või ei. Selle üle mul tundub vaidlus. Tema nagu muidugi oma toote eest seises annab mõista, et kuna iPad on nii maagiliselt ligitõmbav, siis võiks olla see kõige parem vahend klassiruumis õppimiseks. Samas Chromebook, mis esindab sellist universaalset lihtsat sülearvutit, võiks ju olla sobiv, et sa otsid internetist infot, paned selle kokku kontori tarkvaras ja nii-öelda otsid, töötled infot, et sul on midagi enamat, kui et sa lihtsalt vaatad ühte ekraani. Mis mul on võib-olla siuke, ma ei tea, pessimistlik tunne, aga iPad on pigem siuke video vaatamise nagu vahend. No ta kuidagi lõpuks ta Twitteris üsna kiiresti oli sunnitud ka siis vabanduse või poolvabanduse esitama. Et ta kuidagi oli nagu mõelnud seda, et mis on ka ikkagi imelik, et need Google'i arvutid või Pixelbookid on või Chrome OS-i arvutid on kuidagi mõeldud rohkem nagu testide või kontrollitööde tegemiseks piltlikult öeldes. Aga et normaalsete seadmetega saab teha igasugu normaalseid asju. Et ma ei saa nõustuda temaga, ütleme niimoodi. See kõlab just sellise nagu esimese maailma üleolekuna. Et meil on siin need poole kallimad või mingitel juhtudel, ma arvan, 4 korda kallimad Apple'i arvutid, et kui sa neid ei kasuta, siis sa oled täielik loser. Jah, lähme edasi parem. Lähme edasi ja vaatame parem Tallinnasse. Väga põnevad uudised tuli eelmisel nädalal Tallinnast. Üliäge pealkiri oli ühel pressiteatel ja super uudis. Nüüd saad sa oma nutitelefoniga Tallinnas viibates oma sõidu valideerida. See, mida me kõik oleme unistanud, et ei peaks rohelist kaarti kaasas kandma, sest et kõik olid telefoni. Ja see on ammu olnud nii-öelda tulekul ja kogu aeg on lubatud ja oodatud seda. Ja nüüd siis Telia tõi selle välja ja seal on mitmeid huvitavaid agasid. Telia tõi selle välja ja nüüd on siis nii, et selleks, et seda saada, pead sa tegelikult minema Telia esindusse ja vahetama oma SIM-kaardi välja. Sa jõudsid juba kõige juutsua asjani. See ei ole tegelikult, ma tegin selle ära. Et sa lähed Telia esindusse ja ütled, et ma tahan NFC SIM-kaarti. Ehk et see SIM-kaart peab olema NFC toega. Ja põhjus on siis selles, et kui su telefoni aku tühjaks saab, et isegi siis võimaldab see valideerimist. Iseenesest tegelikult väga üllas ja hea mõte. Üllas hea mõte, aga kui mu telefon tühjaks saab, siis mul elus suuremad probleeme juba. Ei tea, võib-olla sul just on vaja tegelikult kiiresti koju saada, et leida see laadija üles. Aga see maksab praegu mingi kampaania neil, see oli 2,5 eurot, muidu hakkab maksma 5 eurot. Maksad selle ära, mugavustasu, võib-olla ei ole hullu. Ja siis sa pead ostma ka uue ühiskaardi. Ehk mitte füüsilise, vaid selle äpis sa pead ostma ühiskaardi. Isegi kui sul praegu on see roheline ühiskaart olemas. Ostma uue kaardi, mis ei ole reaalne kaart, vaid ja mis on seal äpis lihtsalt, et oma olemasolevat ühiskaarti sa sinna äppi lisada ei saa, nii et see pani veel 2 eurot pluss 0,32 ehk 32 senti teenustasu sinna otsa ja siis ta kehtib 2 aastat. Ja siis 2 aasta pärast sa pead uuesti maksma. Nii et esimesel hetkel sa pead teadma, et sa pead mitu eurot välja käima. Ma arvan jällegi, et kui Telia pidi seda mingitel põhjustel niimoodi tegema, siis neelavad alla. Ja tegelikult rohkem nagu ei olegi. Aga mina pean ütlema, et mina oma 2 Pixeli telefonis, ehk siis mul on oma Pixel 2 ja uus Pixel 4, ei saanud seda tööle.
ja ma ei teagi praegu veel, miks Telia uurib seda asja, nad mulle ütlesid, et Pixel 2 võib-olla üldse ei töötagi, et nemad on top 20 müügitopi 20 telefonidega seda proovinud. Kus iPhone ei ole? iPhone'is ei tööta ja ma arvan mitte Telia pärast, vaid iPhone'i pärast. Aga et nende telefonidega kõigil töötas, minu Pixelitega mina siiamaani seda tööle saanud ei ole ja see on huvitav sellepärast, et muud NFC lahendused mul töötavad Rimi kliendikaardid, partnerkaart, Swedbanki maksekaart, kõik töötab. Aga vot see miskipärast ei tööta. Absoluutselt, ja mina proovisin seda iPhone'is ja jõudsin ka selle veateatini lõpuks, et mul on vaja uut SIM-kaarti. Mul on siin Telia SIM-kaart, aga mul on niisugune e-SIM. No nii, olgu. Kas ma võiksin siis, mul telefonis on NFC? Ei. Okei, ma saan aru, iPhone NFC on nii kinnine asi, et seda võib-olla ei saa kasutada. Aga sinul on Android ja NFC ja ikkagi sa ei saa telefoni NFC-d kasutada, vaid sa pead võtma eraldi SIM-kaardi, millel on NFC sees, mis kõlab ikka nagu täiesti üle mõtlemisena ja ma ei ütle, et kes on selles süüdi või ei ole, et kus need piirangud on, aga ma ütlen, lõppkasutaja kogemuse koha pealt on see ikka juba keeruliseks tehtud. No jah, ütleme, et tõenäosus, et miljonid inimesed lähevad oma SIM-kaarte Teliasse välja vahetama, et ei tundu kõrge. Ja mis on veel selle omaette probleemiks selle NFC SIM-iga, on see, et teistel operaatoritel täna Eestis neid NFC SIM-e ei ole. Nii et täna faktiliselt ainult Telia kliendid saavadki seda kasutada. Nii et mulle tundub, et see on selline uudis või sündmus, mis areneb ajas. Ma loodan, et järgmisel nädalal ma saan siia tagasi tulla ja öelda, et kas ma sain selle oma äpis tööle või mitte. Ja mis veel oli ikkagi ebamugav ausalt öeldes, on see, et kui ma oma telefonis ei sea seda nii-öelda M-taskut vaikimisi makserakenduseks. Ehk ma nüüd tõlgin, kui ma tahan selle Swedbanki kaardiga kuskil poes maksta, siis iga kord, kui ma bussi või trammi lähen, ma pean võtma selle M-tasku lahti ja vajutama seal selle ühiskaardi peale. Ja siis iga kord minu telefon küsib, et kas sa tahad seada selle vaikimisi makserakenduseks? Mina ütlen ei taha, sest ma tahan Swedbanki kaardiga maksta. Ja seda ma olen aru saanud, peab igal juhul tegema, kas see kaart nii-öelda, isegi kui ta mu telefonis nüüd tööle hakkab, ma pean seda ikkagi edaspidi tegema, et kui ma tahan seda Swedbanki makserakendust kasutada, siis iga kord trammi minnes ma pean võtma telefoni, avama sealt M-tasku äppi, leidma sealt selle ühiskaardi rohelise, ma ei tea, mis värvid on seal, kaardi, vajutama sinna peale ja siis paneme telefoni validaatori vastu. Tead, mis juhtub, kui selle ära unustad? Kui sa sisened esiuksest, siis Tallinna ühissõidukutes on nüüd see võimalus, et kui sa viipmaksega kaardi puudutad validaatorit, siis sa ostad pileti, ühe korra pileti. Ta automaatselt võtab kaardi pealt ja kasutab seda päevapiletina. Ehk sul on Swedbanki makse jäetud vaikimisi peale, puudutad telefoniga. Ja selle esiukse validaatori vastu ei tohi üldse igaks juhuks midagi panna. Siis sa maksad kohe pileti raha. Ja nii et seal on veel üks koht, kus sa võid eksida. Ma kohtlen seda esiukse validaatorit kui midagi väga ohtlikku, et ma kunagi sinna lähedale igaks juhuks üldse ei lähe. Ühesõnaga, mul tundub see rohelise kaardi kahaskandmine võib ikkagi säästa iga päev minuteid, sekundeid. Hetkel ma ütlen, et isegi kui ma saan selle tööle, siis kui see protsess jääb samaks, et ma pean iga kord võtma kindla käest või midagi telefoni lahti tegema, otsima selle äppi, siis mul oleks see roheline kaart tõenäoliselt juba 30 korda viibatud seal, nii et vaatame. Loodame, et see läheb kuidagi ajas paremaks, aga praegu me saame öelda, et ta on turul, töötab ja ei tööta ja on kuidagi keeruline ja kohmakas. Aga lähme pausile ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja vaatame tulevikku, lähitulevikku, mida kavatseb Google teha nüüd sel nädalal. Nimelt on palju räägitud Google'i uus mänguteenus nüüd käivitumas. Google Stadia on selline ikkagi täiesti uue põlvkonna mänguteenus, mis lubab, just kui me striimime videoid, filme, sarju, nüüd saab siis mänge striimida sellisel moel, et me ei pea seda mängu ise oma enda arvutist või telefonis jooksutama, aga me saame juhtida, kõike teha ja samal ajal mängib kuskil serveris. Ja, see tuleb homme ehk teisipäeval. 18, mis päeval keegi meid... Vabandust, 19, jah, kuulab või ei kuula. Aga huvitav on see, et ma loen ette need riigid, kus ta tuleb. Loomulikult USA, Kanada, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, Hispaania, Rootsi, Taani, Norra, Soome, Belgia, Iirimaa ja Holland. Et Eestis ei tule. Eestis ei tule. Ja on väga huvitav küsimus, et kas saab kuidagi, ma ei tea, mingite läbi VPN-ide hakata Google'it petma ja ikkagi seda mängida, igatahes Google'i seda äppi ka Eesti äpipoes ei ole, nii et me jääme sellest esialgu ilma, aga see on põnev igal juhul, et Google üritab täitsa
minna nüüd sinna mängunduse turule ja teha siis põhimõtteliselt nagu arvutimängude Netflixi. Et sul on pult ja sul on ekraan, aga mängu ennast sul vaja ei ole, mingit konsooli midagi vaja ei ole, saab näha, kuidas see kogemus on, et see tegelikult sõltub sellest internetiühenduse kvaliteedist hästi palju, et kui sa ikkagi vajutad oma puldil mingit nuppu, et hüppa, siis see mehike seal peab ka kohe hüppama, on ju. Ja see on põhiline probleem tegelikult, miks need tehnoloogiad täna ei ole nii kaugele arenenud. Et seda pilti niimoodi üle kanda, see on üks väljakutse, aga kui sul on piisavalt kiire internetiühendus, see mängu pildi striimimine kusagilt Google'i andmekeskusest on väga hästi lahendatav, aga just see, et see signaal ülikiiresti hüppaks sinu kodu ja andmekeskuse ja uuesti sinu kodu vahet, et see on keeruline. Kõhutunne ütleb ka, et see võib olla seotud see saadavus sellega, et nad tahavad veenduda, et kui nad mingis piirkonnas selle kättesaadavaks teevad, siis eeldusel, et sul on olemas kiirühendus, siis nende pool jõuab ka järgi sinna, sellepärast, et näiteks USA-s tuleb see mäng staadia välja, aga näiteks Hawaii'l ei tule, mis on üks USA osariikidest, aga asub teatavasti väga kaugel keset merd. Ja tuleb Põhjamaades, ma arvan, et võib-olla on siin üks põhjuseid see, et Google'i suur andmekeskus on Soomes. Täpselt, meie ei ole sealt kaugel, et võiks ju loota, et me oleme ikkagi seal järjekorras, et me varsti saame, aga kuidas seda siis kasutada, seda saab kasutada telefonis, arvutis, telekas, aga eriti ma kujutan ette, et võiks telekas päris lahe olla teha, aga sul on vaja ikkagi osta siis juurde Stadia controller, põhimõtteliselt pult. Mitte konsooli ennast, aga sul on vaja pulti, millega siis seda juhtida, mis tuleb, seda pilti, mis telekasse tuleb, et sa ei saa lihtsalt telekapuldiga, see ei ole reageeritav või telek, see on see pult, mis meil kodus on, või telefoniga seda teha. Muide, ma ei välista, et seal on ka tegelikult Xboxi, PlayStation ja Nintendo kontrollerite tugi, aga võiks olla küll, jah. Nad on sellest rääkinud, aga ühesõnaga vaatame, kas meil õnnestub sinna saada. Ma muide selle Google Stadia kättesaadavuse osas ma hakkasin mõtlema, et õudselt palju on tekkinud neid tooteid, millest me siin räägime, mis on giftid, kuidagi sellised tulevikku vaatavad tooted ja mida Eestis ei ole. See Google Stadia on üks asi, need samad Pixeli telefonid, et on ja ei ole ka, eks ole. Et sa saad neid küll osta sealt kännukupoest, aga ma hetkel maadlen küsimusega, kuidas oma paari aasta vanune aku ära vahetada, keegi ei paku Eestis seda. Et ei ole võimalik. Kui mõni kuulaja teab, kirjutage mulle, mul on täitsa häda. Näiteks, mis on sülearvuti maailmas praegu, kes on sellised huvitavamad suured tegijad ja väga head arvutid tulevad välja Huawei, Samsung, LG. Saadavus Eestis, on ja ei ole, pigem ei ole. Midagi saab, midagi ei saa, aga eriti ametlikult ei ole. Kogu see nutikõlarite värk. Tegelikult jällegi ametlikult Eestis ei ole. Isegi IKEA nutikõlarit, Eesti IKEA pood meile ei paku. Ei paku, jah. Ja neid tooteid on veel ja veel, nii et mingis mõttes me oleme üsna märkamatult kuidagi tehnoloogiliselt täiesti ääremaastunud siin. Aga see on selline meetod, kuidas hoida inimesi ikka kuidagi pinges, et kui sa saad juba IKEA oma riiki ja saad need asjad kõik, Netflix on, siis on kõik rahuldatud, aga sa pead hoidma mingid asja silmapiiril. Saad saama nutikõlarid, Disney Plus tuli just välja uus streamingu teenus, veel Eestis ei ole, inimesed ootavad, et saaks vaadata Simpsoneid. Kas Apple'i streamingu teenus on Eestis või? No Apple'i streamingu teenus nüüd on ikkagi, jah. Jah, sest neil on oma õigused, aga kogu see Disney valik ei ole? Veel ei ole, jah, loodetakse. Varsti tuleb, et sul peab olema selline pinge sees, et millegi järgi mida igatseda oodata. Igatahes Google Stadia ei ole ka veel, hoiame silma peal, millal see võiks tulla. Küll aga on Eestisse jõudmas üks teine asi, mis on potentsiaalselt väga põnev, nimelt Instagram on siin juba mõnda aega maailmas katsetanud seda, et nad peidavad fotode laikide arvu ära ja nii, et sa ise ka ei näe neid. Ja seda nad nüüd laiendavad Eestisse ka seda testi ja ma ei tea, mis sina on sellest arvad? See, et mina panen pildi üles ja ma ei näe, mitu inimest on pannud sinna laigi. Jah. Nii hullusti teevadki või. Et ma mõtlen selle peale, et ma ei ole ise väga suur Instagrami kasutaja, aga ma tundub, et see on ainus või siis peamine tagasiside kanal ju inimestele, et ma panen pildi üles ja siis ma näen, et milline tagasiside oli minu sõpradelt või minu jälgijatelt. See ikkagi võtab ära väga paljuski seda, murrab selle tsükli, sa paned pildi, saad mingit tagasisidet, neid like, siis tahad uut panna, siis jälle järgmine. Et väga huvitav meetod ja väga huvitavalt võiks see mõjuda, kui see kuidagi laiemalt. Muide, seda tööle. Ikkagi öeldakse, et sa ise näed palju neid likeid on, aga see ei ole avalik.
teised ei näe, sa kuskil logid sisse, siis vaatad. Ahah, ma näen, et kas sinu pilte vaatan ja siis ma saan nii-öelda, ma ei tea, millised on popimad pildid, jah, aga enda piltide puhul jah, et sa saad nagu vaadata, et noh, ma arvan, et see on pisike samm sealt on selline, et need like'id siis kuidagi üldse ära kaotada. Ütleme, et see on huvitav ja tingimata mitte halb suundumus. Aga tore eksperiment tegelikult, jah. Sellepärast, et ühest küljest on see murrab seda võib-olla siis sellist, kuidas öelda, sellist massi käitumist, et ma näen, et ma panen like'i sinna, kus on mingisugused, kus teised panevad. Ja või et kui sa paned midagi üles, et sa ei pane ainult like'ide pärast, et see on selline nagu clickbaiti tapmine mõnes mõttes, et katsuda seda kuidagi sisulisem, ma ei tea küll, kuidas Instagrami voogu sisulisemaks saab. See on omaette huvitav. See on radikaalne mõte, et see paneb kohe mõtlema ausalt üles. Pigem võiks seda, kui kuskil, siis minu meelest võiks seda Facebookis proovida. Ja Facebook proovib vist seda ka, aga veel kitsamas katsetuse ringis, et mis Eestis ei toimu, sellepärast, et Facebook testib seda Austraalias, jah, Austraalia turul, Facebook on nii tohutu kasutajate meri, et kui sa kuskil testid, siis võib see olla kas või terve Austraalia kontinent ja keegi ei märka. Ma jätan siia lõppu veel ühe sellise huvitava pirni, nimelt Motorola kuulus Razeri telefon on tulnud uuesti välja. Aga kui Samsung ja Huawei proovisid volditava ekraaniga seda, et sa volditada kokku nagu raamatut, siis Motorola telefoni saad voltida kokku nii nagu vanasti klapiga telefoni. Ehk et ta voltub teistpidi. Ekraan ka, jah. Aga et ülevalt alla. Ja siis sa saad selle klepsaki lahti ja põhimõtteliselt sul on selline paks ristkülik on siis taskus, mille sa saad plõksata lahti ja siis sul on suur ekraan. Nii et käib töö nende painduvate ekraanide, mulle meeldib selline proovimine ja leiutamine just selle osas, et võib-olla sellest tehnoloogiast saab midagi, võib-olla ei saa, me ei tea, aga mulle meeldib, et nad katsetavad ja käib selline uurimine ja kompamine, et et mis lõpuks tööle hakkab. Ja võib-olla see hakkab, $1500 muide on hind ja Eestis tulles tagasi selle jutu juurde. Ärge unistagegi. Hetkel ei ole küll midagi näha selle kohta, jah. Aga selline huvitav toode siis on. Igatahes meie saade on selleks nädalaks läbi, aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.